taliturniiri kohtumine Levadia Vaprus on alanud. Ja Levadia fännidele ka muidugi kiitus, et on mida külmemaks õues läheb, seda suurem on tõenäosus, et Lilleküla hallis lülitatakse sisse laes olevad soojuskiirgurid, kui siit tuleb esimene löök ja esimene tõrje ka kohe. Viidas oli mees, kes peale lööki proovis ja tuleb päris hästi värava alla ja tuleb esimene ka siit, kui 1 minut on mängitud. Ja Pärnu Vaprus läheb seda kohtumist ülikiirelt juhtima. Tõesti, kas oli üle minuti, mõni sekund seal veel natukene peale, aga Vaprus alustab suurepäraselt. Kõigepealt see Viidase väga hea löök. Miks ei peaks? Levadia esimene nurgalöök ja see tuleb ka hästi, aga selle palli saab Henrik Vainu kätte. Tuleb jälle tsenderdus, no ei saada sealt löögile. Tuleb nüüd terav löök. Ja nii terav, kui Skortsov saab kõrge palli väga hästi õhust alla. Ja Viidas lõikab selle vahet, aga Levadia tuleb ikkagi rünnakule ja siin on nüüd võimalus tekkimas. Tambetuu mängib ennast löögile, aga lööb küljevõrku. 5. koha ambitsioonid kindlasti. Seekord tuleb tagumise posti suunas nurgalöök ja nüüd oli Vainu sinna üksinda jäetud. Aga 18-aastasel ründajal Eesti liigas tegelikult täpselt selline paras aeg. Eriti Vapruse suguses meeskonnas läbi lööki proovida. Ainsalu jätab Ottoole, Otto vasakuga ja keskele läheb see löök. 18-aastaseks saanud mängumees, nii et kõik veel ees. Valner mitte kõige kindlamalt. Aer ja Viidas mängivad hästi kokku, Pajo nüüd, aga no siin natukene paistab välja praegu seda ikkagi, et vaatame ära selle olukord, Tambetuu saab siit minna ja lükkab 1-1. Puvakar Tambetuu lööb viigi majja 38. minutil Vapruse kaitsjate väiksest eksimusest. Vapruse vahetusmehed vaatavad ka ehmunult üle õla, et mis nüüd juhtus, värav juhtus, Puvakar Tambetuu ja 1-1. Tundus kõik olevat kontrolli all, Vaprusel hakkasid ise rünnakule tulema. Ja tahtsin just öelda, et Kutsar seal võib-olla natukene mingites olukordades jääb hiljaks pallile vastu tulekul, kaitsjad astuvad selja tagant välja, võidavad selle. Suures plaanis kaitsetöö on toiminud ja eks selge on, et selle hooaja käigus ikkagi Vaprus peab kaitsetööd ka kõvasti tegema ja täna seda praktikat saadakse oma jagu, siis ei ole selle Levadia press ka liiga hea ja tõusebki vaata, et lõpuni välja Viidasele hea sööt. Nüüd saab Viidas hoo pealt siit võtta parema jala peale ette, läheb löögile ja lööb ära. Ja lööb ära ning Sten Jakob Viidas ja juba käib siin hooaja eel ka natukene. Korra käis sõrm suu peal ära. Ja kes see tõusja meil nüüd oli sealt, kas... Ja seal käib kõlvati juba kohtunikuga rääkimas, et kuidas meil selle penaltiga jääb ikkagi, aga vaatame kordust ka veel, see kõik algas sellest, et lasti tagant kaitsest täiesti vabalt mees tulla. On seal Mark-Oliver Roosnupp, Puvakar Tambetuu, Vendel on olemas ja nagu sellest löögist näha on Mihkel. Aga vahetusi on tehtud, aga samas jah, kogemust on nagu endiselt väljakul. Päris hea pall ja see läheb sisse sealt ka ja Levadia viigistab 2-2. Ja Puvakar Tambetuu teine värav tundub selles mängus. 51. minutisse jäi see ning Tambetuu toob teist korda viigi tabloole. Sai vabalt lüüa ja selle koha pealt nii kogenud ründaja muidugi juba karistab ära. Eelkõige siis kogenud võrreldes Vapruse noortega. Vaadata korra ka, kuidas need meeskonnad hooaega alustavad, siis Levadial on esimene mäng 7. märtsil Kuressaare vastu. Siit aga tullakse kohe juba karistusalasse uuesti ja läheb pall ohtlikult värava eest läbi. Skortsov, värava ette pall ja see läheb läbi sealt ja pall on lahti, aga nüüd kes see nüüd päästis, tundus, kas see oli Allas jälle, kes ja oleme Paide uues jalgpallihallis ka täitsa kohal ja selle mängu toome teie nüüd kukkumine karistusalas ja Pukk näitab penaltit. Üsna rumalast olukorrast see tuleb, aga Roosnupp versus Nõmm. Ja Roosnupp paneb kindlalt ära selle
Seda oli Roosnupule endal ka vaja, no nii kogenud meest muidugi nüüd see rivist välja ei viiks isegi kui 2 penaltil eksiks hooajaeelsetes mängudes, aga oluliselt mõnusam on nüüd teada, et oli väike juhus. Leida on ikkagi raske sellise kogemusega meest ja noh ka lihtsalt see, et Ainsalu on Levadias juba nii kaua mänginud, kõik seal on talle teada ja tuttav ja tal on klassi ja kõike. Ikkagi Levadia sealt ka mängib kohe palliga ettepoole, nüüd siit tullakse 4. lööma ja ei ole kaugel. Järgmised võistkonnad tahavad väljakule. Nii et siia see lõpeb ja lõpebki. Levadia 3, Vaprus 2.